Tere! Täna ma mõtlesin, et teen sellise video, et räägin teile veidike Lapimaast. Et teie, kes te mõtlete sinna minna, aga te ei tea näiteks kuhu või kuidas, siis kõige lihtsam on võtke arvutist Google Maps lahti ja hakake lihtsalt vaatama mingeid ilusaid kohti. Sest meie tegime samamoodi. Meil ei ole keegi näidanud näpuga, et näed, siin on hea koht, minge sinna. Kõik kohad oleme valinud Google Mapsist välja ja oleme koha peale läinud ja igalt poolt oleme kala saanud. Selles suhtes midagi kartma ei pea. Jah, esimene kord, kui käisime 2012, olime kolmekesi ja veidike ilm oli kehv ja samas auto kõrval jões kala ei olnud. No oli, aga väiksed. Aga see ongi see point, et kui sa tahad niimoodi kala püüda, et sul auto on siin samas kõrval ja sa pead ainult 100 meetrit kõndima, siis sa võid forelli kasvandusse minna. Selleks, et ikkagi ilusat kala saada, tuleb ka natuke vaeva näha. Ja nii ongi. Norral on õnneks olemas hästi täpsed kaardid ja kust neid leida, selle lingi ma panen videosse alla, kirjeldusse, sealt leiate. Seal on väga täpsed satelliidikaardid, kust saate ilusti sisse zoomida ja vaadata, et teate, mis teid ees ootab või näete, kust ATV rajad lähevad ja nii edasi. Et palju täpsem kui Google Maps. Muidugi alati tasub telefoni ette laadida kaardid, Google Mapsi omad. Et kui te seal matkate, siis pole kindlad, kus te olete, siis saate telefonist alati vaadata. Kõige raskem Lapimaa juures on see sõit sinna ja tagasi. See lihtsalt võtab natuke aega. Et sõidu peale tasuks arvestada üks päev. Noh, ikka teed puhkepause ja sööd vahepeal ja sirutad jalga, kestab suitsu, mida iganes. Ja hea oleks, kui oleks mitu sõitjat, siis on lihtsalt endal lihtsam, kuna sinna on ikkagi üle 1000 kilomeetri. Kui palju reis maksma läheb? Noh, see oleneb teie isiklikust eelarvest ja mida te soovite. Kõige lihtsamini saab hakkama 500 euroga, 400 euroga. Et esiteks arvesta laevapiletit, kütus ja söök. Muud kulud, alkohol, kämpa kusagil, need on juba ekstrad. Et enamus raha võtabki ilmselt söök ja kütus, 2 asja. Laevapilet ei ole ju kallis enne. Et selles mõttes, kui lähed sõbraga, kolmekesi, neljakesi, see pole üldse kulukas reis ja see elamus, mis te saate, kui teile meeldib kala püüda ja teile meeldib loodus, siis uskuge mind, korra käite ja järgmine aasta tahate juba tagasi minna. Kui me esimest korda Lapimaale läksime, ega siis me ka ei teadnud, mis meid ees ootab. Ja lihtsalt läksime kohale ja nii oligi. Ja hakkas meeldima. Ja sellepärast lähemegi see aasta juba 5. korda sinna. Kohad oleme vaadanud eelnevad kaardi pealt välja ja lihtsalt läheme kohale ja nii ongi. 2013 aasta jäi meil vahele, aga 2014 käisime juba 4 ja seekord siis Rootsi ja Norra piiri lähedal Rootsis. Ja ega seal kalasaagid kiita ei olnud, jõgi oli väga ilus, aga probleemiks oli rekordkuum suvi. Kui siin Eestis oli 30 kraadi, siis seal oli ka 30 kraadi. Niimoodi, et päeval nende pikkade riietega oli ikka täitsa palav. Ja noh, lühikesi ei saa ju panna, sääsed söövad ära. Et sellega tuleb ka arvestada, et kui muidugi hiljem minna, näiteks augustikuus, siis ilmselt on sääski vähem, sest esimesed öökülmad võtavad juba sääsed ära. Aga noh, siiski sääsetõrje kaasa ja ei ole midagi. See on loodus. Kõigile neile, kes on meie videosid näinud
ja pole veel ise käinud Lapimaal, aga tahaksid minna, see video ongi just teile. Et võtke sõbrad kokku, vaadake kohad välja ja minge. Kala saate te sealt igast veekogust. Aga kui te tahate veidike privaatsust ja suuremaid kalu, siis on mõistlik veidikega matkata. Et ärge küsige teiste käest, et kus te käisite ja mis kalu te saite ja kui suuri ja vaadake ise ja minge ise. Te ei pea käima seal, kus 10 meest juba kaldal viskab lanti, on. No see on kommuuni elu, et kui sa lähed ja avastad ise, see on ju palju põnevam. Pealegi sul on rahulik. Me oleme käinud Lapimaal juba 4 korda, ehk siis 2012, 2013 vahele, 2014, 15 ja 16. Ja igast hooajast on meil ka videod olemas. Need videod ma panen ka alla kirjeldusse, kes pole neid veel näinud või on mõni hooaeg vahele jäänud, siis vaadake ja näete ise, mis elu seal on ja mis kalu me oleme saanud. Ja kui kellelgi tekkis mingeid küsimusi, siis kirjutage alla kommentaariumisse ja ma vastan teie küsimustele hea meelega. Natukene kogemusi juba on, et isiklikult olen käinud 4 korda Lapimaal ja kavatsen seda ka tulevikus teha. See aasta siis juba 5. reis. Aga ma ei hakka seda videot siis pikemaks venitama. Tegingi selle eesmärgiga, et julgustada teid minema sinna kalale. Kõige paremad kuud ongi juuni, juuli, august. Juuli on ilmselt kõige soojem. Juunis võib-olla on veetase veel kõrge, aga kui sa järvest püüad, siis nagunii vahet ei ole. Augustis võib juba öö külma olla ja öösel on ka paar tundi pime, nii et sellega tasub arvestada. Juulis on seal kogu aeg valge. Selles mõttes on seal väga lahe. Nii et kui teil on küsimusi, küsige julgelt. Vastan hea meelega.